Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, mis asi on kahemõõtmeline järjend. Tuletame meelde, mis asi on järjend. Vaatame seda rahvatantsugrupi näitel. Et meil on siis siin järjend mehed, mille liikmeteks on siis Mart, Kalle ja Jaan. Et tegemist on siis sõnedega. Et sellisel juhul on küll liikmeteks sõned, aga muidugi võivad olla need ka teist tüüpi. Näiteks täisarvud või komadega arvud. Tuletame meelde, kuidas siis väljastada ekraanile selle järjendi esimene liige. Selleks on meil siis käsklus print. Siia tuleb siis mehed. Ja siia siis kandiliste sulgude vahele saab siis panna indeksi mitmedat elementi me ekraanile tahame väljastada. Nii et tuletame meelde, et programmeerimises siis see on 0, see on 1 ja see on 2. Nii et paneme siia siis 0. Ja näeme, ekraanile väljastati Mart. Kuidas siis ekraanile väljastada viimane liige? No, 0, 1, 2. Paneme siia siis 2. Vahel võib juhtuda, et me ei tea, kui palju liikmeid siin järjendis on. Siis on selline kavaline nipp ka veel, et viimase liikme saab käsuga -1. Kuidas väljastada kõik mehed siis ekraanile üksteise alla? No, selleks on meil võimalik teha siis selline tsükkel. For L in mehed ja väljastada ekraanile print L. Võtan selle siit eest ära nüüd. Proovime. Tõesti, väljastatakse ekraanile üksteise alla Mart, Kalle, Jaan. Oletame, et meil siin rahvatantsus on siis ka naised. Et teen siia veel ühe teise järjendi. Mari, Malle. Ja kuidas me teame siis, mitu liiget siin järjendis on? Selleks on siis käsklus print ja funktsiooniga len saame siis ekraanile väljastada, kui palju liikmeid on siis vastavas järjendis. No nii, näeme, et naiste järjendis on siis 2. Ja näeme, et meeste järjendis on siis 3. Nii nagu rahvatantsus ikka, oleks kui hea, kui saaks moodustada paarid. Kuidas siis lisada siia naiste järjendist üks liige? No selleks on siis selline käsklus nagu append. Ja lisame siia siis veel Jaanika. Ja vaatame nüüd. 3 ja 3 liiget on kummaski järjendis. Ja võime väljastada ekraanile naised, Mari, Malle, Jaanika. Selliselt mitmes järjendis on seotud andmeid natukene tobe hoida. Ütleme, et näiteks kui funktsioon peaks mõlemat järjendit muutma, näiteks eemaldama ja lisandama just nagu rahvatantsupaare, siis on funktsioonil keeruline tagastada 2 järjendit. Ta oleks hea, kui ta saaks siis tagastada ühe järjendina neid. Siin tegelikult tulebki appi kahemõõtmeline järjend, ehk siis selline järjend, mille liikmed on omakorda järjendid. Siin tulebki appi kahemõõtmeline järjend, ehk järjend, mille liikmed on omakorda järjendid. Teeme sellise muuta nagu tantsijad. Ja anname selle väärtuseks siis ühe järjendi, mille liikmeteks on omakorda järjendid mehed ja naised. Kusutame siit vahepealt selle ära. Ja väljastame ekraanile for L in tantsijad. No nii. Mis nüüd saab? Proovime. On näha, et ekraanile väljastatakse siis kõigepealt järjendi tantsijad esimene liige. Ehk siis see alamjärjend mehed. Ja seejärel seda tantsijad teine liige. Ehk siis alamjärjend naised. Kuna siin need elemendid omakorda sisaldavad elemente, siis selguse mõttes kirjutame rida in tantsijad, print rida. Ehk siis siit me reast saaksime veel omakorda hiljem elemente välja võtta. Teeb sama välja. Siia vahele väike mõttevälgatus. Kas alamjärendite liikmeteks võiks omakorda olla järjendid ja nende liikmeteks omakorda järjendid? No, lühike vastus on, et tegelikult on see kõik võimalik.
Vaatame ka teist näidet. Et siin on mul siis selline näide, kus loome kohe programmi alguses ühe kahemõõtmelise järjendi. Ja selleks on siis ühe õpilase hinded erinevates ainetes. Et esiteks näeme, et tegemist on arvudega, nimelt täisarvudega, ja teiseks näeme, et me loome siis sellise järjendi hinded, kus igaks järjendi liikmeks on omakorda järjend hinded, ehk siis näiteks eesti keele hinded, matemaatika hinded ja nii edasi. Sellised järjendid luues esiteks kohe väike soovitus, et parem ülevaate saamiseks võiks need paigutada erinevatele ridadele. Et klõpsame siia ette ja vajutame siis enterit. Nagu näha, siis siin on alamjärjendites erinev arvelement. Esimeses on 3, teises 3, siin on näiteks 4 ja siin on 2. Sageli on ka järjendeid, kus on igal real sama arvelemente, nii nagu eelmises näites oli. Selliseid järjendeid nimetatakse maatriksiteks. Aga hetkel vaatame siis neid hindeid. Väljastame siis ekraanile esimese rea. Oletame, et need on siis eesti keele hinded. Print, hinded, kohal 0, vaatame. Tõesti, ekraanile väljastatakse siis 5, 3, 4. Nii nagu ikka, algab loendamine 0-st. Kuidas me saaksime aga ekraanile väljastada esimese aine viimase hinde? Nüüd siin ongi siis selline huvitav nipp, et me võtame sellest omakorda viimase liikme, ehk siis saame siia 2 panna. Proovime. 4 tõesti. Nii et see on siis selle viimane liige. Nagu ma rääkisin, siis saab siia panna ka -1. See annab viimase liikme. Kuidas siis väljastada ekraanile 4. rea teine element? No, mõelge. Nii nagu ikka, kuna me algab loendame 0-st, siis 4. rida on indeksiga 3 ja teine element on siis indeksiga 1. Proovime. Tõesti, ekraanile väljastatakse 3. Aga mis siis saab, kui me ekraanile väljastame 4. rea 3. elemendi? Tõesti tuleb selline veateade ja jätke meelde, et kui tuleb veateade list index out of range, siis te üritate võtta sealt järjendist sellist elementi, mida seal ei ole, ehk siis see indeks ei ole siis lubatud ulatuses. Nii et jätan siia praegu selle 1. Nüüd võiks ekraanile siis väljastada kõik need read. Nii et kõigepealt siis esimene rida, siis teine rida, selliselt jätkates on suhteliselt tüütu. Kui siia lisada mingisuguseid õppeaineid juurde, siis me peame jälle manuaalselt neid juurde lisama. Siin tuleb siis appi for tsükkel. Tuletame meelde siis koos for tsükliga ekraanile väljastada arve. Meil on siin näiteks alates 0-st kuni siis 4-ni. For i in range 4. Print i. Nii ma kommenteerin need praegu välja. Nii et selliselt saame siis ekraanile väljastada arve 0-st 4-ni. Ehk siis 4 jääb välja. Nüüd, nagu ma rääkisin, siia järjendisse võib ju lisada veel liikmeid. Nii et hea oleks panna siia siis mitte 4, aga näiteks selle järjende pikkus. Ehk siis mitu rida siin järjendis üldse on. Vaatame nüüd. Ja tõesti näeme, et nüüd tuleb õigesti 0-st 4-ni. 0, 1, 2, 3, 4. Kuidas siis nüüd ekraanile väljastada kõik need read? Siis polegi muud, kasutame seda sama konstruktsiooni. Hinded, kohal, i. Ja saamegi kõik need ekraanile väljastada. Saab ka muidugi palju lühemalt, et nii nagu eelmises programmis on võimalik kasutada konstruktsiooni for rida, in, hinded ja väljastame ekraanile need hinded. Töötab ka see samamoodi. Ma kommenteerin selle välja ja näete, et töötab see samamoodi. Viimase asjana vaatame sellist võimalust, et kuna tegemist on arvudega,
siis saame nendega juba igasuguseid huvitavaid asju teha. Näiteks saame selliselt leida iga rea suurima arvu, iga rea väiksema arvu, iga rea keskmise. Vaatame aga viimase asjana sellist näidet, kus hinde väljapanekuks oleks vaja, et igas aines oleks vähemalt 3 hinnet. On näha, et siin ühes aines näiteks ei ole. Ja teeme siis sellise järjendi, kus on kirjas siis iga aine hinnete arv. Et õppimine saaks vaadata, mis aines siis veel hinnet välja panna ei saa. Loome siia eraldi muutuja hinnete arv. Ja olgu see siis meil selline järjend. Ja nüüd oleks meil vaja kätte saada siis iga rea hinnete arv, ehk siis sellega saab kätte käsuga len, ehk siis kui pikk see rida on. Väljastame korra ekraanile, on näha, et selliselt saame selle hinnete arvu kätte. Ja nüüd ei olegi muud, kui tegelikult see len rida lisada siia järjendisse hinnete arv, .append, len rida. Ja programmi lõpus siis väljastame selle järjendi ekraanile ka print hinnete arv. Noh, siin need hinnete arv on. Näeme, et 4. aines on üks hinne puudu, et hinnet välja panna. Aitäh vaatamast ja head nuputamist!